tere, head kuulajad, Geeniuse digisaade alustab jällegi. Augustikuu on meil käes, 14. päev juba augustist ja täna me räägime sellest, et meil on nüüd oma käega testimisel olnud Samsungi kokku klapitav telefon. Järgmiseks räägime sellest, et HOT ajastu on läbi saanud ja LG kõige vingemast OLED telekast, võib-olla jagame laiemalt ka OLED muljeid. Selline saade meil täna tuleb. No nii, hakkame saadet võib-olla väikese majapidamusliku teataandega, võiks nii öelda, et kui teil on ikkagi meile jagada rõõmukirju, küsimusi, tagasisidet, uudiseid, võib-olla isegi kaebusi, siis me lubame, et võtame kõik need vastu. Ja kui varem see meiliaadress oli juba natukene segane, siis nüüd ütlen uuesti välja digisaade@geenius.ee peaks toimima ja teie kirjad meieni tooma. Paremad kirjad ka loeme eetris ette. Aga lähme siis juba esimese teema juurde kohe ja selleks on nüüd hiljuti Samsungi poolt välja toodud volditavatest telefonidest üks, mida Meelis sa oled ise kokku lahti käänutanud ja väänutanud. Kumbas see on? Kas see on Fold või Flip? See on Flip. Pakuti mulle ka Foldi, aga kuna ma mõist üle aega seda Foldi voltida, siis ma jätsin selle kolleegile ja mu hea kolleeg Terko teeb sellest ise ülevaate ja mina saan siis kasutada Flippi ja pärast kirjutada sellest artikli ja ühtlasi ka rääkida siin saates, mida ma sellest telefonist arvan. No Flip on siis puudrikarp või siis austrikarp või siis lahti käiv karbikene. Uus versioon vanast klassikalisest klapiga telefonist, eks. Tegelikult tegemist on juba 5. põlvkonnaga ja eelmine aasta, kui tuli see versioon 4, siis see oli esimene kord, kui mina ütlesin, et jah, et volditavad telefonid on nüüd põhimõtteliselt valmis koos mõningate agadega, aga eelmine aasta oli esimene aasta, kus ma ütlesin, et inimesed, kellel saaks midagi uut ja ägedat ja natuke teistsugust või kellel on väga väiksed taskus, siis seda julgeb soovitada ja selle aastal see sama asi kehtib edasi, et volditav telefon kui selline on iseenesest praeguses seisus kompromiss ja siin on omajagu miinuseid, aga siin on ka omajagu plusse või vähemalt sellist uudisväärtust, eks ole. Ja mida Samsung sel aastal on teinud, me tegelikult rääkisime siin oma esimesi muljeid, eks ole, et põhiline 2 asja, mis on nagu suured, on see, et ta nüüd on volditav täiesti lamedaks kokku, enam ei ole seda ava siin vahel, kuhu tolm võib vahele pääseda ja teiseks on siis see, et väline ekraan on palju suurem ja võib-olla räägikski nagu sellest välimisest ekraanist, et ma olen seda nüüd siin kasutanud ja tegelikult võiks öelda, et see tegelikult on nagu päris hea. Loomulikult siia suurem ekraanil mahub palju rohkem asju ja kui me siin varem rääkisime sellest, et Samsung on piiranud ära selle, et siin ei saa kõiki äppe kasutada, siis see, milliseid äppe laseb Samsung siin kasutada vaikimisi on naljakas, sest et siin nende äppide hulgas on näiteks YouTube ja Netflix, mis on minu jaoks täiesti arusaamatud, sest et kes vaatab nii väiksel ekraanil videot, eks ole, samas näiteks mingid sõnumi äppid ja sellised asjad, mida võib-olla tahaks nagu kiirelt kasutada, neid siin nimekirjas ei ole. Ja lisaks, kui ma installisin omale siia WhatsAppi, siis ilmus ka see siia nimekirja, kuigi seda nagu alguses ei paistnud, nii et ma saan ka siin WhatsAppi lahti teha, Google Maps töötab siin peal. Oota nüüd korraks, ma kohe pommitan siin vahele küsimustega, kui sul nüüd Galaxy Flip on kokku volditud ja seal väiksel ekraanil on sul WhatsApp, kas pool sellest väiksest ekraanist võtab ära klaviatuur või? Enamuse tegelikult. Enamuse, et sa näed sealt siis ühte mingi piipari ekraani. Põhimõtteliselt see käib niimoodi, et kui ma selle kohe siit lahti võtan, siis ma ütlen, ega ma täpselt ei mäleta, võtan WhatsAppi lahti ja võtan siit chati ja põhimõtteliselt on niimoodi, et ma näen 5 viimast rida, kui mul ei ole klaviatuuri lahti, eks ole. Ja kui on klaviatuur lahti? Kui on klaviatuur lahti, siis ma näen viimast rida ja ühte rida siis tekstist. Võib-olla saab siin klaviatuuri kohal on üks rida, kus on emojid ja mikrofoni ikoon, ma ei tea, kas seda saab ära võtta. Üks asi, mis on veel, et mul on vaikimisi klaviatuurni, ma kasutan Gboardi ja Google'i klaviatuuri, aga siin välisel ekraanil saab kasutada ainult avata Samsungi klaviatuuri. No ütleme niimoodi, et kui sa päriselt nüüd seda oled kasutanud, kas sa toksid selle välise klaviatuuriga, oled rõõmus, et sul on väike telefon või sa kasutad vandesõnu ja avad selle telefoni ikkagi ja hakkad siis toksima? Ma olen kasutanud mõlemat, aga ma pean ütlema ka seda, et tegelikult mina kasutasin seda välist ekraaniga natuke teiste asjade jaoks, et sellepärast ma tegin seda, mida eestlased tegelikult teha ei saa. Ehk siis, et Samsung lubab kasutada
ka teisi äppe siin ekraani peal. Mida sa häkkisid? Ja siin me hakkamegi rääkima sellest, et Samsungi kapsaaeda ma kavatsen enne, kui ma selle ülevaate avaldan, ka Samsungi käest küsida. Ma küll ei tea, kas ma vastust saan, et miks on niimoodi, et Samsung osasid asju Eesti inimestele ei anna. Balti riikide inimestel üks nendest on olemas Samsungil selline tarkvara lahendus nagu Good Lock, mis siis lubab Samsungi telefone väga laias ulatuses endale meelepärasemaks teha. Seal on igasuguseid lisavõimalusi, igasuguseid erinevaid skinne asju ja Good Lock oli vanasti saadaval 3-4 riigis. Nüüd on ta saadaval enamuses riikides, sealhulgas Euroopas, aga mitte Eestis, mitte Balti riikides. Ja Good Lockil on nüüd seoses Flip 5-ga olemas ka siis selline moodul, mis laseb lisada sinna välisele ekraanile ühe lisa sellise lehe, kuhu saad siis panna ükskõik milliseid äppe või peaaegu ükskõik milliseid äppe. Siin on mõningaid erandeid ja loomulikult siin tuleb kindlaks teha see, et mis äppe on mõistlik välisekraani peal kasutada ja milliseid mitte, eks ole. Mina panin siia kohe omale, ma aktiveerisin selle Good Locki, seda saab aktiveerida niimoodi, et kui sa lülitad SIM-kaardi välja või võtad SIM-kaardi füüsilisest välja, paned VPN-iga ennast toetatud riiki ja siis installid selle Galaxy Store'ist. Vahepeal pead sa ka Galaxy Store'i cache'i ja mälu tühjaks laskma, et ta ei saaks aru, et sa tegelikult oled teises riigis, eks ole. Ja siis sa saad selle installida, aga see on nagu selline häkk ja tegelikult oleks mõistlik, kui see oleks ka Eestis toetatud. Üks asi, mida ma siin välisekraani peal väga palju kasutan, üllatavalt palju, on Google Keep. Ma nimelt teen sinna omale mingeid ostunimekirju ja asju ja siin välisekraani peal on väga hea valmis ostunimekirjades need linnukesi ette panna, eks ole. Et väga mugav poes käia, telefoni peal lahti olema, lihtsalt toksid, et piim on olemas, leib on olemas, eks ole. Et väga mugav. Ja teised asjad, mis ma panin, on Pocket Casts, siis podcastide äpp, Audible audioraamatute äpp ja Spotify. Ja nüüd üks asi, mis on huvitav, on see, et kui mõni neist audioäppidest, kui sa selle peal klikid, ehk siis tegelikult on see, et kui sa paned ta mängima, siis kui sul ei ole see äpp pandud siin avaekraanil avamiseks, siis kui sa paned ta mängima ja ta taustal mängib, siis avaekraani peal, kus on kellaaeg ja kaameraikoon ja ilm ja muud sellised asjad, tekib sinna alla selline väike ribake, mis näitab, et sul midagi mängib, eks ole, mille peale saab klikkida. Samamoodi nagu te teate, Android kellal on samamoodi, et all ääres on selline pisik ikoonike, sinna klikkides ilmub siis need helijuhtimise nupud, eks ole. Ma korra segan, et sa hoia oma hobuseid natuke, et ma tulen tagasi selle juurde, et näiteks see WhatsApp sinu jutu järgi ikkagi oli kas just kasutamatu, aga ikkagi väga veider, et ma tegin siin piipari nalja vahepeal, et noored inimesed ei mäleta, aga see oli selline masin, mis võttis vastu SMS-e, kus oli ainult üks rida teksti näha ja see oli kõik. Et kui sa näed ühte rida teksti chatist, kas sa ju hakkad ju kohe seda telefoni lahti tegema ja siis kaotab kogu see flip oma mõtte või ei? Tead, mina ei ole sellega nõus, aga see sõltub tegelikult, kuidas keegi kasutab. Siin on näiteks see, et kui, ma ei tea, teie minu käest küsite, et kas teeme kell 5 saadet, siis ma näen seda küsimust, kas teeme kell 5 saadet ja saan vastata jah, teeme. Eks mul ongi vaja seda viimast rida. Mul tegelikult enamasti ei ole vaja pikemat vestluse sisu. Ja reeglina see niimoodi töötab. Mõnikord mitte, aga ma saan selle klaviatuuri ära peita ja ma saan seda lugeda ja siis vastata, eks ole. Ühesõnaga see töötab tegelikult täiesti mõistlikult. Võiks olla parem, aga tegelikult kohati on see mugavam kiireid vastuseid anda niimoodi, et ma ei tee seda ekraani lahti. No ma küsin siia korraks ka veel vahele ennem, kui sa edasi saad rääkida, et kas see sama Good Lock või mis iganes nüüd selle Samsungi asja nimi oli, millest sa juba rääkisid, kas see võimaldab kasutada kõiki äppe välisel ekraanil? No ma arvan, et 97%. Ehk siis, aga on lihtsalt see, et kõik äpid ei tööta selle välisel ekraanil hästi. Ja selles mõttes näha, et see ei ole nagu sellise laia ekraani jaoks mõeldud. Aga mõned asjad töötavad üsna hästi. Google Keep töötab väga hästi, Google Home töötab üsna hästi. Üks asi veel, Auti siis nende koodide generaator, eks ole, töötab siin välisekraani peal väga hästi, et ma saan siit võtta omale sisse logimiseks koode. Nii et sellised asjad töötavad ilusti. No, lihtsalt mulle tundub natuke, et me arutame muidugi üks kummalise probleemi üle, et iseenesest ju, kui me vaatame telefoni Fold, mis ongi nii, et väline ekraan on ju sul see tavaline ekraan ja sisemine ekraan on sul suurem tahvel. Et praegu me nagu mingisugust imelikku lukku-auku siis üritame disainida kõige ekraaniks, et Samsung ju, minu segase jutu mõte on see, et see flip võiks olla täpselt nagu väike Fold. Selles mõttes, et see väline ekraan on siis väline ekraan, kus peal on sul täpselt samasugune
väikene telefonikene, nagu oli esimene iPhone, kuhu mahtus ka kõik väga hästi ära. Ja siis seal sees on siis see suurem ekraan ja see on su oma asi, siis kas sa mahutad sinna WhatsAppi teksti ühe rea või 2 rida või klaviatuuri, et mul on nagu tunne, kuidagi Samsung on kas siis teadlikult või mitte ajanud selle asja nagu õudselt keeruliseks, et pigem võiks pakkuda ju tuge siis nii palju, et ta oskab skaleerida neid äppe nii hästi, kui ta oskab, nagu seesama Goodlocki nimeline, mis iganes vidin, et see kõik nagu tundub selline, et me nagu mingit lihtsat probleemi lahendame mingisuguse labidate ja kühvlitega selle asemel, et hoopis minna ringiga kuskilt. See ei ole võib-olla päris niimoodi sellepärast, et ma Samsungis otseselt süüdistaks, Samsung lihtsalt ei ole teinud siin nagu selles mõttes mitte midagi, eks ole. Jah, Google Maps võib-olla on natuke paremini optimeeritud ja võib-olla nende enda sõnumiäpid ka. Ma ei tahtnudki suugi nagu Samsungit siin nagu süüdistada, aga lihtsalt mulle nagu avaneski selline imepärane visioon praegu, et see flip peakski olema nagu väike fold. Noh, selles mõttes, et mitte, et see väline ekraan on mingisugune selline imelik ripats, kus siis natuke saab midagi vaadata. Pagan, tehke see nii suureks, kui annab. Pange sinna täpselt samasugune Android või nagu iOS, eks ole, mis oli aastaid tagasi ja ongi ju kõik hästi. Ja. Motorola teebki täpselt seda, mida just kirjeldasid. Just. Aga Motorola peal ei töötanud asjad ideaalselt ja siin on 2 probleemi. Esimene probleem on see, et see ekraan mõlemal, nii see Samsungi Fold 5 kui Motorola telefonil on ruudukujuline. Just. Enamus äppe ei ole mõeldud töötama ruudukujulisel ekraanil, nad tahavad ekraan oleks piklik, eks ole. Ja see on see probleem, et siia kõik elemendid ära ei mahu. Teine asi on see, et kui ma võtangi see sama WhatsAppi lahti, sa ütled, et mahutage ära siia 2 rida. Kui ma mahutaks ära klaviatuuri kohale 2 rida, siis tekst oleks juba ta praegu üsna peenike. Ta oleks nii väike, et ma ei näeks seda enam lugeda. Et see on nagu teine probleem. Siis ma peaks tegema teksti suuremaks, ta ei mahuks jällegi ära, eks ole. Ehk siis see on 2 asja, et see ekraan on üsna väike ja see ekraan on ruudukujuline. Aga muidu põhimõtteliselt ma olen nõus, et tegelikult ju Sony Ericsson tegi kunagi 2,8 tollised ekraaniga Androidi, mida me ka kasutasime. Oli küll, jah. Aga kui ma tahtsin jõuda, oli see, et 2 asja, esiteks ma lõpetan pooliku mõtte ära, oli see, et kui ma siis lisan välisele ekraanile muusikaäpid ja siis ma klikin siin selle teavituse peal, mis mulle näitab, et mul muusika nüüd mängib, siis kui mul muusikaäpp ei ole sinna välisekraani peale pandud, siis ta avab mul tavalise widget, eks ole, mis töötab väga hästi. Suur widget näitab mulle taustapilti, näitab mulle kõiki neid juhtnuppe. Aga kui ma nüüd olen pannud välisekraani peale selle äpi, siis ta avab mul terve selle äpi nii palju, kui ta edasi sinna ruudukujuse ekraani peale ära mahub. Eks näiteks Pocketcastis või Audible'is või Spotify's. Eks ta ei ava mul seda juhtnuppe, vaid ta avab siis selle vaate, kus on kõik mu artistid ja playlistid, aga lihtsalt kokku surutud versioonis või siis ruudukujulises versioonis, mida ma saan scrollida. Ja kui ma tahan nüüd sel juhul esiekraani peale pandud äpis avada juhtnuppe, siis ma ei tohi mitte vajutada, klikkida sinna selle väikse meeldetuletuse peale, vaid ma lihtsalt liigutama sõrmega paremale, kuhu siis ilmub vaikimisi alati see widget juhul, kui mul muusika mängib, siis selle aktiivse muusika mängimine. Ja teine asi on see, et allapoole tõmmata või vasakule tõmmates näen ma oma teadaandeid samamoodi nagu Samsungi kelladel, eks ole, et kui ma tõmban sõrmega vasakult paremale, tekivad mulle sinna märguanded. Ja ülevalt alla on siis need kiirvalikud, aga kiirvalikutega on ka see, et seal näidatakse ainult 2 esimest rida. Eks mul on siin Bluetooth, Wi-Fi, taskulampi ja mõned muud sellised asjad, aga Samsungil tegelikult need kiirvalikuid on mitu lehekülge, eks ole, kõiki ta millegi pärast siin ei näita. Ja siis lisaks on siin ka see helitugevuse või ekraani ereduse regulaator peal. Iseenesest üldiselt ikkagi see ekraan on palju kasutajasõbralikum, kui ta oli vanal telefonil, isegi siis, kui ta on nii piiratud. Ilmateade on väga hea, väga detailne. Kalender on siin väga hea, näitab mulle kõik mu kohtumise asju. Äratused, taimerid, kõik asjad on nagu väga hästi pandavad. Siin on veel osa asja, ma olen välja lülitanud, SmartThingsi seadmete juhtimised ja muud asjad. Ja lisaks on ka see, et need lukuekraanid või siis see ekraan, mis ma näen, kui ma power nuppu vajutan, siis seal on hästi palju infot. Ma saan valida erinevaid, ma saan see suure kella panna, kui ma tahan. Aga praegu mul on korraga siin kell, ilm, kuupäev, väiksed teavituse asjad, see palju akut järgi on ja lisaks suur kaamera OCD. Nii et selles mõttes on see, töötab see hästi, loomulikult kaamerat nii suure ekraani peal selfit teha on väga mugav. Ma küsiks kohe veel siia sellise põhimõttelise küsimus, et kas see nüüd siis nagu tundub, et see telefon on nüüd läinud oluliselt paremaks siis kasutamismustri mõttes kui siis eelmine flip või ühesõnaga ma sihin oma küsimusega sinna, et kas see suurem ekraan ja kas see
võiks tuua nüüd uusi kasutajaid, kes seni pole seda ostnud omale mingil ükskõik mis põhjusel. Kas nad nüüd tahaksid seda osta ja kas sulle tundub, et see on väga kihvt lahendus ikkagi, et sul on selline kokkuvolditav telefon taskus ja ennem kui sa sellele küsimusele vastad, ma lihtsalt ütlen eelmise telefoni baasil, et mulle tundus endiselt, et sellise paksuse puhul ma kasutasin seda eelmist Flippi paar nädalat ja siis ma enam rohkem ei tahtnud, sellepärast et mulle tundus hästi tüütu seda kogu aeg avada, sest selle avamine ühe käega oli keerukas ja pigem oli ta paks, ta ei mahtunud hästi sellisesse taskusse, mis mahutab õhukesi asju. Ja kui ma võtsin oma vana hea mitte volditava labida, siis ma tundsin kuidagi hästi suurt vabadust, et ma ei pea sellega nikerdama, ta ei lenda mulle avamise käigus käest ära. Nii et noh, kas sulle praegu tundub, et see kõik, millest me räägime, kas see võiks siis meelitada nüüd uusi kasutajaid ostma seda telefoni? 1 minuti küsimus, nüüd 1 minuti vastus meeliselt. 1 minuti vastus ma ei saa anda. Ütleme nii, et jah, tegemist on endiselt niši telefoniga. Ei, mitte midagi ei ole selles mõttes muutunud. Suurem ekraan annab natukene parema kasutusmugavuse ja see õhem ehk kokkuvolditav on täpselt paremini kokkuvolditav lahendus paneb teeb taskus vähe õhemaks. Aga võib-olla enne, kui ma selle jutu lõpetan, räägiks ka negatiivsetest omadustest võib-olla, et lihtsalt inimesed teaksid, mida on, et noh, ma ütlen, et mulle see telefon meeldib. Ma omale tõenäoliselt ostaks ikkagi ka tavaliselt telefoni sellepärast, et see on nagu more bang for buck, ma saan sama raha eest kõvasti paremat kaamera, ma saan poole odav minna eest sama hea sisuga telefoni, eks ole. Aga mis siin on nagu probleemidest on esiteks see, et kaamerad ei ole 3 põlvkonda paremaks muutunud, sensorid on täpselt samad, natuke on tehtud tarkvara trikke, aga tegelikult saab sa alla 1000 euro märgatud parema kaamera kui siin see 1300 eurone või 1209 on soovituslik jaehind sellel, eks. 1200 eurosel telefonil. Et kaamerad on jätkuvalt endiselt tagasihoidlikud. Teiseks on see, et jõudluse probleemid on, kuna ta on jõhuke, siis ta läheb väga-väga kiiresti kuumaks, kui ma midagi vähegi jõudlust nõudvat proovin teha, mis tähendab seda, et ma ise ei ole proovinud selle peal mängida, aga noh, ma julgeks väita, et mängida selle peal praktiliselt ei kannata. Kui ta juba niisama läheb üsna kuumaks. Aku on samuti pisike, aku on 3700 milliamprit nagu vanadel, protsessor on natukene ökonoomsem, samas väline ekraan on suurem, ilmselt annab see nulli välja, mis tähendab seda, et akuga saab hakkama, enamus kasutajad saavad hakkama päeva, rohkem pole lootustki, et kui teised telefonid kestavad siin 1,5-2, no siin ei saa, pole nagu mõtetki. Laadimine jätkuvalt 25 vatti, mis on suhteliselt aeglane. Samas on tal olemas juhtmevaba laadimine, kuna on hea pisikest, on tegelikult väga mugav panna juhtmevaba laadija peale. Et ma ise mõtlen, et Samsung võib-olla võiks ohverdada selle juhtmevaba laadimise ja teha siis aku suuremaks, eks ole, selle arvelt. Et see on ainuke asi, mida ma saan. Ja 1-2 asja, mis on nagu kasutusmugavuse küsimused, aga mis on nagu mulle tundub paratamatud, mida ma lihtsalt olen avastanud kasutuse käigus, aga ma ei leia ka neile nagu rohtu, et Samsungil soovitada, et tehke nüüd teistmoodi on. Üks on see, et kui ma teen telefoni lahti, siis toite ja helitugevusnupud on väga kõrgel, sest nad peavad ju olema, kui telefon on volditav, ei saa nad olla see volditava koha peal, hinge koha peal, eks nad peavad olema ääres ja see tähendab seda, et nad on kõrgemal. Teiseks on see, et millegi pärast see sõrmejälje lugeja, mis on siis telefoni külje peal ja kitsas, päris tihti ütleb mulle, et mu sõrmejälgi ei tuntud ära, ma ei ole proovinud seda uuesti õpetada, aga teistel sellistel kitsastel sõrmejälje lugejatel ma ei mäleta, et ma oleks seda probleemi kohanud ka kaasa arvatud Samsungi eelmisel mudelil Flip 4. Aga siin võib olla see, et ma lihtsalt olen ta kehvasti õpetanud ja peaks seda uuesti tegema. Kas me aasta pärast räägime Flip 6-st? Ma arvan, et me räägime seda igal juhul. Küsimus selles, kas me räägime seda positiivses või negatiivses. Aga ikkagi ma saan sinu optimismist arvast Flip 6 ikkagi tuleb. Ma päris kindel, et Samsung ei lõpeta seda, kuna just täna saatis Samsung välja pressiteate, et Flip 5 on ostetud 66% rohkem esimese 2 nädala jooksul kui Flip 4. Järelikult nad on ise edukad. Need protsendinumbrid. Just, väga kavalad. Aga eelmine aasta oli see, et Euroopas ei olnud Samsungile konkurenti. Sel aastal on Samsungil olemas väga hea ja sama hinna konkurent, mis on Motorola Razer 40, eks ole. Aga ja üks asi, mida ma veel tahtsin öelda, lisaks siis sellele helitugevuse ja toite nupule on see, et kuna NFC kiip on tagumise külje sees, siis kui telefon on lahti, kui telefon kinni, siis töötab väga hästi, ma panen ta vastu tagumise küljega väga hea. Kui telefon on lahti, siis mina olen harjunud, ma panen telefoni makseterminali vastu ülemise otsaga, kes tavaliselt NFC on seal. Sellel on all, nii et päris tihti ta ütleb mulle, kuulge, su makse ei õnnestunud, eks ole. Sest ma lihtsalt ei oska seda, aga see kõik on nagu harjumise asi, need ei ole nagu tehnilised vead, vaid need on
voolitava telefoni kasutushargimuste muutumine, nagu Steve Jobs kunagi ütles, et kasuta iPhone'i valesti, eks ole, hoiate valesti käes ja siin samamoodi, hoia see telefoni valesti käes. Nii, et ütleme siis nii, et kui sa seni ei ole tahtnud osta omale Flip 4, siis ilmselgelt ei taha sa ka osta Flip 5 ja seda me saame teada aasta pärast, kas sa tahaksid osta Flip 6 või seda enam ei olegi. No, väga hea kokkuvõte. Flip 5 on äge uuenduslik telefon nendele, kes tahavad elada sellise terava serva peal ja kellel sobivad need kompromissid, mida me just ette lugesime. No selge, räägime edasi, räägime äkki millest muust ka see saade, sest et ma arvan, et me oleme, need, kes tahtsid Flipi osta saate alguses, on nüüd otsustanud ümber ja nüüd võib-olla räägi hoopis neist, kes on kasutanud aastaid hot e-maili aadressi või online e-maili aadressi ja täna avastavad, et nad ei saagi oma meile lugeda. Põhjus on nüüd selles, et siis Telia müüs selle legendaarse Eesti meilikeskkonna maha, tasuta meiliaadressid on otsas, selle ostsid ära norrakad, Fjordmail. Ja võib-olla uudistes käib läbi põhjus see, et nüüd viimase nädala jooksul on igasugused probleeme on, sellised migratsioonid ikka, asjad lähevad tuksi, inimesed tema meilidele ligi. Seda ikka juhtub, ma arvan, et see ei olegi see põhjus, miks seda teemat puudutada. Küllap lahendatakse probleemid ära. Huvitav on see, et tasuta meiliteenusest saab nüüd üle tasuline. Et ma ei tea, ma teeks kiire küsitlus, et kuidas siis teie nagu näiteks siin head saatekaaslased suhtute, et kas te maksaks 5 eurot hot meiliaadressi? No ilmselgelt ei maksaks, sest et teadupärast me oleme harjunud siin tänases maailmas saama paljusid asju vähemalt näiliselt tasuta, aga nagu hot.ee ja need aadressid muidugi nendes on selline heas mõttes siuke dinosauruse hõng, et kui ma kunagi, kui ma kuulsin veel tänapäeval, et keegi ütleb mulle oma meiliaadressi ja see on hot.ee, siis ma tavaliselt alati küsin, et kas see on veel olemas, et kas see töötab ja nagu näha, ilmselt see siis ikkagi kellelgi töötab ja võib-olla selle nimel juba tasuks maksta seda 5 eurot kuus, et see on ikkagi kuidagi nagu, see seostub sellise iseseisva Eestiga kuidagi see aadress natuke. Kuule, just tänapäeval inimesed maksavad kallist raha, et osta endale 90 aastate BMW, mis on siuke värske Eesti vaba riigi hõng. On natukene see sama asi, et kui sa tahad sellist eristuda võib-olla varsti sellise aadressiga, siis tasub seda maksta, aga ma küllki muud põhjust ei näe, kas sa meilis maksaksid 5 eurot? Ei maksaks. Ja mul on tegelikult hot.ee aadress ja ta on mul ka aastaid olnud unustuste õlmas, et kunagi aastaid tagasi ma suunasin Gmail pakub teatavasti sellist teenust, et saad oma POP3 aadressi sinna sisse panna, tõmmata kõik meilid ära. Ja seda ma ka tegin ja peale seda ma pole sinna hot.ee nagu keskkonda sisse loginud ja ka saatnud ühtegi kirja sinna selle hot.ee lõpulise meiliaadressi pealt. Aga küll on kummaline see, et üks asi on see, et tobe ongi loota, et mingi asi töötaks tasuta igavesti. Aga teiseks on minu arust ikkagi see, et see Telia-poolne mahamüümine oli nagu ebaõnnestunud tehtud, sest et nad oleksid võinud ikkagi teha mingisuguse lepingu niimoodi, et see põhiteenus jääks tasuta ja siis Fjordmail saaks müüa sinna lisaserveri ruumi või mingeid lisateenuseid ja pakkuda siis tasulisteenusele vahele reklaami, eks ole, et mingisugune nagu põhitasuta lahendus oleks võinud alles jääda. Kas see mõistlik on, ma ei tea, aga mulle tundub, et nüüd, kui see tasuliseks läheb, siis ka see Fjordmail teenusepakk ise näeb, kui kiiresti hakkavad need inimesed sealt ära kaduma. Ei no, ega siin seda juttu me oleme siin rääkinud ka eelnevates saadetes ju korduvalt, et ega üleüldse see olukord, kus me oleme andnud kõik oma aadressid ja muud asjad tegelikult suurkorporatsiooni kätte, me võtamegi seda nagu, et see on nagu kivist, et see ongi olemas alati, et mingisugusel ükskõik mis hetkel, eks ole, võib öelda Google, et head aega, et teeme midagi muud ja põhimõtteliselt kogu, väga paljud inimesed nagu sõltuvadki tegelikult nendest asjadest, et see ongi see koht, kus iseenesest võikski võib-olla siis tõesti kas Eesti riik ulatuda mingi käe, olgu, et keegi ei kasuta seda .ee aadressi, et me tegelikult olemegi sellise rihma otsas, kus siis teisel pool ongi korporatsioonid, kes siis võtavad meilt raha, kas siis otse või reklaamidega või kuidas iganes ja me oleme rõõmsalt nõus. Jaa. Aga tead, see on tegelikult värskendav, selline vahelduseks värskendav suhtumine, et see Fjordmail ütleb välja, et miks me küsime raha, sest et see teenus maksab ja me ei loe su kirju ja ei müü sulle reklaame, sest et kõik, kes Gmaili kasutavad, ma arvan, et väga vähesed neist teadvustavad, et Google loeb meie kirju ja müüb selle pealt reklaame.
see on nagu vahelduseks on nagu selline tore otsekohesus. Aga muidugi on nagu ikkagi äriliselt väga-väga kaheldav, et nad suudavad lihtsalt sellise otsekohesusega, et kuulge, meil on vaja raha serverite jaoks, saada inimestelt 5 eurot kätte. Kui esiteks konkurendiks on Google, kes pakub sama asja tasuta ja inimesed on nõus oma kirju näitama. Ja teiseks, kui nüüd mõelda, et turul on tasulisi meiliteenuseid. Kõige kuulsam, ma ütleks, on ProtonMail, Šveitsi teenus, millel isegi on ka tasuta pakett ja siis 3 või 4 eurone pakett, mille kogu selle nagu iga euro eest sa ostad sellist Šveitsi turvalisust, Šveitsi privaatsust, Šveitsi nagu andmekaitset. Igavesti turvaline, keegi ei saa su andmetele ligi. ProtonMailil ongi, neil on unikaalne müügiargument, eks ole. Mida see FjordMailil võib-olla äkki ei ole. Ja muidugi teine asi, mida ka ei saa unustada, ongi see, et neil on enamasti taskus kõigil Android-telefon ja nendel teistel on iOS ja mõlema jaoks on ju sul vaja siis meiliaadressi Androidide puhul on see igal juhul Gmaili aadress, et lihtsalt nii paljud inimesed saavad ju selle Gmaili aadressi igal juhul ja ega ma ütleks ka nagu oma kogemusest, et olid ju ajad, kui ma kasutasin oma ettevõtte meiliaadressi ja kõike igasugused muid aadressi, aga mingil ajal ma lihtsalt, kuna ma hakkasin kasutama Gmaili tänu Androididele, siis ma hakkasin neid suunama lõpuks Gmaili peale. Ja nüüd ma olengi nii palju laisk, et kõik need erinevad aadressid, mis mul on, tegelikult suunduvad otse Gmaili ja pigem ma annangi inimestele juba selle Gmaili aadressi, et see liiklus otse me jõuaks sinna. Nii et see ongi nagu see koht, kus sellistel kolmandatel teenusepakkujatel on väga-väga raske konkureerida sellise suure asjaga, mille nimi on siis iPhone, Apple või Google või et sa lihtsalt, see on keeruline. Inimesel peab olema mingi väga suur motivatsioon, et tahta siis sinna kõrvale veel midagi. Tõsi see on, aga siin võib-olla üks kerge nõuande moodi väide vahele, et isegi kui te olete kasutanud seda hoti pikalt, et soovite seda tasulisena edasi kasutada või Gmaili või mida iganes, alati on mõistlik hoida varuks mingi varuvariant ja võib-olla teha ka tegelikult Gmail ja Microsofti Hotmail mõlemad ju tegelikult soovitavad või nõuavad, et sa paneksid omale ka siis tagavara meiliaadressi, kuhu saaks vajaduse korral ligi, eks ole. Et tegelikult on ja kõige markantsem näide, mida ma olen ka võib-olla mõni aasta tagasi saates rääkinud, on see, et mida kunagi teha ei tohiks, on see, et mul oli üks tuttav, kes töötas 20 aastat ühes samas ettevõttes ja tal ei olnud mitte ühtegi isiklikku asja, et tal oli firma meiliaadress, tal oli firma telefoninumber, tal oli firma auto, ta polnud kunagi oma raha eest kütust ostnud ega maksnud kindlustust ja siis kui ühel hetkel ära koondati, siis ta ei osanud mitte midagi teha, kuna kogu ta eraelu oli tegelikult ta tööelu, eks ole, ja seda viga ei tohiks teha, et alati hoidke endale mingisugused mõistlikud varuvariandid alles, eks. No jah, siin ongi see koht, kus tõesti võib-olla inimesel, kellel ei ole sellist töist aadressi otseselt, et tõesti võtke siis ka mõne erineva, olgu see sama nüüd uus hot.ee, kui see maksab küll raha, aga võib-olla mõni teine, mis ei maksa, täpselt nagu Hotmail Microsofti poolt, eks ole, Yahoo aadressid on vist täitsa olemas, Gmailid, et lihtsalt võib teha kusagile omale aadressid, mis oleks siis varuks ja seda muidugi nõuavad ka ju enamik teenusepakkuja. Just. Ja aga mul on soovitus, et kes tahab maksta nüüd meiliteenuse eest, siis ProtonMail on üks variant, võib-olla siis FjordMail, ma ei tea, mis see väärtuspakkumine seal on, aga üks väga suur, väga levinud teenusepakkuja, väga turvaline ja väga heade lisateenustega, kus sul on privaatsed meiliaadressid, nagu isikliku domeeni saad teha, paned oma enda perekonna nimi. Ja selle teenusepakkuja nimi on iCloud Plus. See on siis Apple'i lisateenus, kus sa saad tegelikult väga-väga võimsa meiliaadresse. Ma millegi pärast esimese hooga arvasin, et see on Eesti-mail ja Zone E, aga okei. Ka nemad pakuvad meiliteenust. No iCloud Plus on vähe veel robustsem, ma ütleks. Kui sa täna ei maksa, saad sa omale siis selle ju me.com igal juhul, aga siis on sul võimalik seda isikupärastada. Väga hea. Üks asi, mida ma siin ennem selle tööjutu juures tahtsin veel öelda, et üks asi, mida ma ka soovitan nii isikliku privaatsuse kui ka lihtsalt viisaka käitumise koha pealt on see, et ärge tehke oma isiklikke tellimusi, kasutage isiklikes vestluseks oma tööaadress, see on mõeldud ikkagi töö tegemiseks ja tööandja on selle jaoks selle andnud, et isiklikud vestlused ikkagi isikliku konto pealt. Nii on. Kas me jõuame veel ühe teema läbi heksetada täna oma kuulajatele ja selleks on LG telekas? Ma arvan, et jõuame. Kui sõltub muidugi meile sinust, kui see tundub, et see on mulle isiklikult põnev ja huvitav, et ma tahaks teada saada,
et LG OLED-id on ju head ja ma saan aru, et sina oled nüüd vaadanud ühte OLED-i, mis peaks LG-l olema seeria tipp. No peaaegu tegelikult on seal vist kaksik V-seeria veel, aga see on nagu ebareaalselt kallis, aga jah, võime rääkida sellest, mida mina sain. Mis see seeria on siis, mida sa oled vaadanud? Mina olen vaadanud siis sellist mudelit nagu G3 $65 ja see on nagu selline natukene omamoodi teler. Kui ma ta kastist välja võtsin, LG mulle seda pakkus testiks ja võtsin ta kastist välja, siis tabas mind 2 üllatust. Mõlemad tekitasid mul probleeme selle teleri töölepanekuga. Esimene oli siis see, et tegemist on mudeliga, mis on mõeldud vaikimisi seina peale panekuks ja tal ei ole kaasas jalga. Ja minul ei olnud eriti seina peale paneku võimalust, nii et see tekkis kohe probleemid. Esimene mõte, ma pean selle teleri tagasi saatma. Aga siis mul tuli päästev mõte, et mul on magamistoas üks igivana hästi pisike telekas seina peal koos seinakinnitusega ja siis ma mõõtsin ja tuli välja, et see seinakinnituse külge ma saan panna ka selle LG ja siis ma võtsin sõbra appi ja tegin natuke sellist ümbertõstmist, tõstsin selle väikse teleka ajutused sealt maha ja õnneks ta suurt telekat tundub ka see sein kannab, nii et pole nagu selle koha pealt probleemi, aga esimene asi oli see, et mulle tundus, et ma ei saa seda ühendada. Telekal ei olegi nagu kaasas standardset mingit püstiseis või jalga? Esimene või ainus teler, mida mina olen näinud, millel ei ole kaasas jalga. Tal on kaasas seinakinnitus ja ma saan aru, miks see nii on, see on sellepärast, et tal on kaasas selline imepisike, hästi õhuke seinakinnitus ja see kinnituse koht, mis teleri külge läheb, on natuke süvistatud, ehk siis see teler läheb kinnitusega seina peale täiesti lamedalt vastu seina, mis on tegelikult hästi äge, eks ole. Teine asi on see, et ma ei ole ühelgi teleril varem näinud, ma ei tea, sinul on ka LG OLED, seda, et teleri pistik on siis see lai või nii-öelda nagu on, ma ei tea, pliidil või kohvimasinal, aga mitte selline, nagu on teleritel. Teleritel on tavaliselt siuke pisike kahvel, eks hästi õhuke, hästi kitsas. Aga sellel on see suur ümmargune, mis läheb sellesse maandusega pistiku pesasse. Ja see tähendas seda, et mul oli veetud sinna seinakinnituse juurde pikendusjuhe, kus on ainult need peenikesed. Nii et ma ei saanud seda ka ühendada sinna ette nähtud voolupistikusse. Ma pidin ka seal vedama pikendusjuhtme koledalt mööda tuba niimoodi, eks ole, mitte permanentselt, õnneks ma selle teleka tagasi on varsti. Ja tegelikult, kui need probleemid said lahendatud, siis pildist ei ole nagu midagi rääkida, sest pilt on väga hea. Et selles mõttes must on ideaalne. Mida võib rääkida on see, et võib rääkida pultide erinevusest, et kui mul kodus on elutoa põhiteleri on Samsung, millel on siis selline äge pult, millel on taga see päiksepaneel, millega ta ennast laeb ja muidu ta laeb USB-C-ga ja on siuke pisike siis stiilne. LG-l on siuke klassikaline vanakooli pult, kus on palju nuppe, mul tegelikult nupud meeldivad, kuigi viimasel ajal me enam nuppudega kanaleid ja keegi ei vahetaks ole, aga nad on siis ka alles. Lisaks on seal ka hästi palju on LG-le makstud siis selle eest, et sinna panna hästi palju neid erinevate teenuste otseteede nuppe, eks ole. Aga samas see pult on käes mugav ja muidugi, mis mul on alati LG telerite puhul meeldinud, on see, et see Air-mouse või öelda see kursor, mis liigub ekraani peal nagu hiirega juhiks, eks ole. Alguses on ta harjumatu, aga kui sellega ära harju, siis see on nagu fantastiline. Et see on nagu tõsiselt hea omadus ja sa tead, eks ole, seda, kuidas see käib. See on LG telekat veel olnud vist parandage mind juba 10 aastat või? Teistel seeriatel. Odavatel ei ole, kallimatel on. Aga et see on nagu, aga selles mõttes, et see on ainult LG-del, teistel ei ole. Just, see on ainult LG-del. Et selles mõttes, et see on nagu, et ühtepidi näeb see pult välja nagu selline odava teleri pult või vanema teleri pult, aga siis see Air-mouse või see kursori omadus annab väga palju juurde. Ja teine asi, mis tal on siis see, et tal on selle nupp on tegelikult nagu rull, nagu hiirerull, eks ole, kus saad siis pikemat asja kerida edasi-tagasi, mis on ka tegelikult just nagu omamoodi ja äge asi. Ja loomulikult sellega ta tundis ära kohe, ma panin sinna külge Amazoni Fire TV pulga, tundis selle pulga ära, juhib seda pulka üle HDMI ilusti, natukene võtab aega, ma pean vajutama vahepeal mingi nuppu, et ta selle ära tunneks, tööle hakkaks, aga ta teeb seda väga ilusti, et kõik muud asjad töötavad. Ja nüüd võib-olla rääkida tarkvarast. Ja tarkvaraga on nagu selline asi, et ikka endiselt on ta peal LG V-boss, aga sel aastal on tehtud täielikult ringi. Et kui vanasti oli ta all viltuste lõigetega riba, kus olid äpid, eks ole, siis nüüd on tehtud see äppide valik on sarnaseks tehtud võib-olla Fire TV-ga või Google TV-ga sellisteks
või ristkülgkujulisteks. Hästi palju on lisatud igasuguseid nutikodu lahendusi, et ta toetab mäteriga seadmeid. Mul kodus ei ole ühtegi mäteriga seadmeid, ma ei saanud seda proovida, aga iseenesest sa saad ühendada erinevad nutikodu seadmed, ka LG. Muidugi tuli ka välja see, et mul oli LG konto oli ühendatud ja mul on LG pesumasin, tahtsin seda sinna ühendada. Üks masin oli ühendatud ühe riigi kontoga, teine teise riigi kontoga, need omavahel kokku ei sobinud. Ühesõnaga kogu see riikide teema on nagu, Samsungil on samamoodi probleem nagu LG-l ka. Ja muidu üks asi on see, et tegelikult igal sammul tuli nõustuda tohutus koguses erinevate litsentsilepingute ja oma õiguste äramüümise ja muude asjadega, eks ole. Et väga palju oli sellist peenikest teksti, mida ma ei lugenud, aga rohkem kui ma olen mujal märganud. Kas sa teleka puhul, kas sa kuulad seda heli, mis tuleb teleka kõlaritest või sa kasutad soundbari? Ei, mul ei ole soundbari, ma kasutan mõlemal teleril või kõigil teleritel kasutan teleri kõlarid. Ma olen küll mõelnud selle soundbari soetamise peale, aga siiamaani ei ole raatsinud, aga heli puhul peabki ütlema, et ta on loomulikult kõvasti kehvem kui soundbari heli, et ta on teleri heli, ta on õhukese teleri heli, aga ta on konkurentsitud parim õhukese teleri heli, mida ma seni kuulnud olen. Et ta on nagu päriselt nagu passi ka. Ühel Philipsil oli ka midagi sarnast, aga ta loomulikult ei ole nii hea, kui on nendel telerite, millel on soundbar integreeritud või suur kõlar koos subwooferitega on all, eks ole. Philipsil on 8 seeria, OLEDil on selline. Aga jah, et tõepoolest see heli, kuigi ei ole nii hea kui eraldi kõlaritega, siis oli üllatavalt hea, aga kui me vaatame otsa teleri hinnale, siis seal peabki heli olema, eks ole. No, mis tal siis hind on? No siin ongi see, et kas ma seda telerit soovitan või mitte ja ma praegusel juhul ütlen ei. Tegemist on väga hea teler, aga te ei peaks seda ostma. Ja miks on see nii ainuke asi, miks te peaks telerit ostma on sel juhul, kui teil on vaja telerit, mis läheks väga tuugalt vastu seina, ehk mis oleks nagu lipuks nagu pilt seina peal, siis ta on nagu paigutada seinale väga hea. Aga ta on natukene parem kui C3 seeria LG. Ehk siis G3 seerial on ainuke põhiline vahe on see, et tal on lisaks selle seinale paigutamisele on see, et tal on ja kõlar on natuke paremad, aga on natukene rohkem eredust ja seda eredust on vahe tuleb välja siis, kui sa tahad selle panna kas sellisesse kohta, kus sul pidevalt paistab päiksevalgus peale või B, kui sa vaatad tõesti kogu aeg väga intensiivse HDR sisu ja sa tahad kindlasti näha iga väiksemat HDR detaili. Sest muul juhul minul seal seina peale vaadates, mina võtsin igal eredust nagu kõvasti alla sel mudelil ja ma arvan, et sellest C3-st piisab täielikult. Nii et tegelikult, kuna ta on 1,5 kuni 2 korda kallim, C3 65 saab kuskil 2000 euroga, eks ole, ja see G3 maksab ikkagi 3-4 tuhande vahel ja kuna ta on uus mudel ja ehtsalt väga palju veel ei liigu, aga ametlik müügihind on 4000 eurot ja tegelikult ilmselt saab ta kuskil 3,5-ga. Ehk siis... mulle tundub, et jah, ma arvan, et me peaks selle jutu just ära lõpetama, sest ega keegi seda telekat ei osta nii. Mis nüüd ikka, jah. Kui sa tahad nagu kõigemat OLED-i, millel oleks siis tõepoolest need omadused, mida ma just ütlesin, et väga heleda päiksevalguse käes LCD-le konkurentsi pakuks, siis see on nagu hea telekas, aga 1,5 korda odavam teler annab sulle 90% selle teleri omadust, see on nagu LG probleem. Aga ma kuulen sinu juttu ja ma mõtlen, et sa hindad neid spetsifikatsioone väga objektiivselt, aga kui tegelikult selle 3000 euro eest sa saad siis sisekujunduselemendi, et sul on see vastu seina, siis ta konkureerib selle Samsungi The Frame'iga, mis on nagu rohkem, et see ei ole see, et mitu hertsi, mis on reso, palju on sul nitte, vaid et kuidas ta välja näeb. Just, aga nüüd ongi see, et kas siis võtta see või võtta Frame. Frame on esiteks odavam. Teiseks on see, et kui sa tahad seda kunsti vaadata, siis Frame töötab eelmise aasta, üle-eelmise aasta Frame siis oli võib-olla võrreldav, aga siin oleks LG eelis, sest LG must on parem, eks ole. Aga uuel Frame'il 2022 aasta mudel siis, mis eelmine aasta IFA-l vaatasin, sellel on mattpind, mis üllatavalt näeb välja päris lõuendile sarnane, ehk siis see pildi efekt, ta ei peegelda tagasi, eks ole. Ehk siis see pildi efekt on Samsungi Frame'il kõvasti parem kui ühelgi teisel telleril. LG telleritel on olemas ka see nii-öelda kunsti kogu, eks ole, seal saad panna teda kunsti näitama, kui ta on ooterežiimis. Aga jah, et selle koha pealt oleks Samsung võib-olla parem. Aga jah, aga sa, nagu sa vist mainisid, Samsungi The Frame ei ole OLED ekraan, eks see on mingisugune kvanttäpp või mis iganes.
ja noh, siin ongi see, et kas sa tahad võimalikult eredekraaniga telerit või sa tahad võimalikult ideaalselt musta ja noh, nagu me teame, ideaalne must annab ka paremad värvid veidi. No ja samas on ka ikkagi ei tasu unustada, et OLED-ekraan oma olemuselt ikkagi väga staatilist pilti väga pikalt ei armasta kuvada puhtalt oma ehitusest tulenevalt. Eks muidugi saab seal teha mingit pikslitrikke, aga kui sa ikkagi tahad tõesti maali seina peal telekast vaadata, siis ei ole vist OLED selleks parim valik ja muidugi elektrit kulub ka, nii et võib-olla ikkagi jääkarusid jääb rohkem ellu, kui seina peal on joonistatud pilt. Tõepoolest, see teler olla pikem välja üritatud. Aga mis disaini puudutab ja seina peal olemist, siis üks asi, mis mind panigi imestama, oligi see, et kui ma teda hakkasin karbist välja võtma, siis noh, ma ikka käed värisesid, eks ole, suur, raske, kallis teler, väga õrn, sest OLED-id on tavaliselt väga õhukest raamiga. Sel teleril on üllatavalt paks raam. Et tavaliselt OLED-id on sellised, no ma ei tea, 1,5 millimeetri mõne koha pealt, eks ole. Siis tema on nagu ümberringi ikkagi sellise päris paksu raamiga ja ma arvan, et see taotluslik, eks ole, see ei ole tehtud nagu kogemata nii, vaid ilmselt see ongi mingi disaini lahendus selline ja sellepärast oli seda ka, mulle tundus märgatavalt turvalisem tõsta kui nii mõnda teist OLED-i, aga ta oli ka raskem tänu sellele. Siin muidugi võiks lõpetuseks mainima, et LG on ka firma, kes ikkagi on juba mitu aastat näidanud ka sellist toredat rullitavat telerit, mis tuleb sul siis toru seest välja ja rullib ennast ülesse ja võib-olla oleks see midagi, kui sul ikkagi raha on juba rohkem kui mõni tuhat eurot, siis selline rullitav teler tunduks mulle kõige. Rullitav teler on vist juba 10 000 eurot ja kuskilt ilmselt läheb ka see piir, kus võib osta laserteleri või lihtsalt suure projektori, kui sa tahad nagu väga suurt ekraani. Aga jah, et kokkuvõtteks minu nagu lihtne järeldus on see, et tegemist on väga hea teleriga, aga sama tootja ehk LG natukene nõrgema mudeli saab pea 2 korda odavamalt, siis noh, kas seda kallimat mudelit, kas õigustab ennast või mitte. Kindlasti on neid inimesi, kelle jaoks õigustab, aga ma arvan, et enamiku jaoks meist piisab sellest odavamast mudelist. Jaa, väga hea kokkuvõte ja mu võib-olla kripeldab hinge peal üks LG telekate teema, mida võib-olla järgmiste nädalate jooksul ka luban jagada meie saates. Aga täna meil on aega otsad kokku tõmmata, vaadata mis kell on oma radme pealt või kuulata muusikat. Need ma väiksed vihjed selleks, millest me järgmine nädal võime rääkida. Täiesti tavapäratul moel. Seda me jõuame nädala pärast ja sellepärast ütleme täna teile kõigile aitäh kuulamast ja kohtumisi.